Me tahame Trumpiga Ukraina küsimuse lahendada puhtalt meeste kombel. See on Venemaa ametliku esindaja, pealegi veel peadiplomaadi avaldus. Vene Föderatsiooni välisministeeriumi juht Sergei Lavrov teatas täna, et Venemaa võimud ajavad diplomaati asju meeste kombel ja lootsid just niimoodi, omavaheliste reeglite järgi Ukraina küsimuses Trumpiga kokkuleppele jõuda. Ja siin ma ei liialda. Need on Sergei Lavrovi enda sõna-sõnalt öeldud sõnad. Järgneb tema tsitaat. Meie oleme harjunud asju ajama, võib öelda väärikalt, võib öelda meeste kombel, mis sisuliselt on üks ja sama. Ja see avaldus tehti täpselt samal päeval, kui Kremli kõneisik Dmitri Peskov tõdes, et läbirääkimised on sügavas pausis, uusi ideid pole ja sisuliselt pole millestki rääkida. Ja Sergei Lavrov kaebas eraldi Vatikanile Ukraina peale ning sai vastuseks täieliku tema kaebuste eiramise. Sergei Lavrov püüdis süüd veeretada sellele, et väidetavalt Ukrainas ei keelata mingeid kirikuid, kuid Vatikani esindaja kutsus selle Lavrovi tüübi korrale. Ja rääkima asjast, nimelt sellest, kuidas lõpetada sõda Ukraina vastu, mitte laskuda Venemaa välisministri mingitesse jaburustesse. Üldiselt vaatame kogu olukorra üle, kaasa arvatud CIA juhi visiidi rolli ja arutame neid Lavrovi väljaütlemisi, kes kavatseb Trumpiga puhtalt omavahel poisilikult Ukraina küsimuse ära lahendada. Minu nimi on Aleksei Betši, arutame seda teemat ükskõik kui absurdne see ka poleks, aga enne kui alustame, palun tellige kanal, vajutage meeldib nuppu ja kirjutage oma kommentaar. Alustame siis Sergei Lavrovi poisiliku valemiga. Lavrovi sõnul läks Putin just sellises vaimus poisilikult kokkulepet sõlmima aasta tagasi Anchorage'isse kohtuma Trumpiga. Lavrovi sõnul lendas Putin Trumpi juurde nagu mees mehele, aga Trump ei osutunud omaks meheks. Järgneb tsitaat. Me võtsime täielikult vastu USA ettepaneku Ukraina sõja lõpetamiseks. Me lõime käed. Aga siis Lavrovi versiooni kohaselt rippusid Euroopa Liidu esindajad ja Zelenski Trumpi käte küljes ning matsid Putiniga Anchorage'is sõlmitud kokkulepped maha. Lõpuks muutus USA seisukoht ja Mark Rubio kutsus üles otsima uusi lähenemisviise. Samal ajal tunnistas Lavrov, et Trump ise nimetas pärast läbirääkimisi kiilaka Putiniga Donbassi kogu territooriumi Venemaa kontrolli alla andmise küsimust lahendatuks, millele Moskva nõuab. Isegi Lavrov tunnistab, et keegi ei lubanud Putinile Donbassi ära anda. Isegi Trump ütles, et kuulge, kas te olete üldse mõistuse juures? Mis see siis on? Lihtsalt öelda, et andke meile see territoorium. No ütleme siis homme, et andke meile Peterburi. Mis te teete? Andke meile veel midagi. Juba varem, 24. juulil, süüdistas see sama Lavrov Trumpi juba mittemehelikus käitumises seoses Anchorage'i läbikukkumisega, väites, et seal Trump kinnitas Putinile. Kuulake sõna. Lavrovi sõnul kinnitas Trump Anchorage'is Putinile, et Zelenski teeb kõik, mida Ameerika president ütleb. Aga selgus, et Zelenski ei ole marionett ega allu Trumpi käskudele, mis üllatas Kremlit väga. Siin on Putin ja Lavrov. Nemad arvasid, et Zelenski on Washingtoni jaoks nagu Lukašenka Moskva jaoks. No Moskva teeb näpuvibutuse ja Lukašenka teeb kõik, mida öeldakse. Ja nad arvasid, et siin töötab see samamoodi. Vot, aga nad ei saa aru, mis asi on demokraatia. Demokraatia on nende jaoks mingi selline ebamäärane mõiste, mis üldse midagi seal tähendab. See on nende jaoks võõras. Nad arvasid, et Trump ütleb Zelenskile, anna Putinile järele ja Zelenski ütleb, mis teha, olgu, anname järele. Vot, ja edasi veel üks Lavrovi tsitaat 24. juulist. No ei tulnud välja, mees ütles, mees tegi. Me ütlesime, et oleme valmis, aga teiselt poolt on see lähenemine muudetud. Mis puudutab lähenemise muutmist, siis Lavrov unustab, et kui ta koos kääbus Putiniga kasvas üles tagahoovides. Kus need poiste reeglid, vangla ja kõik muu, see ei tähenda, et kogu ülejäänud maailm elab nende reeglite järgi. Maailma nimetataksegi tsiviliseerituks, sest ta elab tsiviliseeritud normide järgi, mitte reeglite järgi. Ja mõelge ise, see on ju riigi peadiplomaat. Korra ütles midagi juulis. Olgu, ütles ja ütles. Ei, see on otse riigi poliitika. See on diplomaatiline suund, mida ta kordab veel kord. Ta ütleb, meie koos Trumpiga tahame lihtsalt omavahel meeste kombel kokku leppida ja kõik. Meeste kombel käed lüüa. Siin on kontekst väga oluline.
Moskvas kinnitati pikka aega, et väidetavalt leppisid Venemaa ja USA presidendid Anchorage'is kokku valemis, mis tähendab kogu Donbassi üleandmist Venemaale ja rindejoone külmutamist teistes piirkondades. Enne seda nõudis Putin Kiievilt vägede väljaviimist Donetski, Luhanski, Zaporižja ja Hersoni oblastitest, et lõpetada sõjategevus. Zelenski lükkas selle ultimaatumi muidugi tagasi. Ta teatas, et Donetski oblasti loovutamine kahjustaks riigi kaitsevõimet, kuid hiljem teatas Valge Maja, et muide Putin tunnistas seda hiljem ja ütles avalikult, jah. Et selliseid kokkuleppeid Alaskal tegelikult ei olnudki ja see kõik on venelaste väljamõeldis, et seal ei lepitud milleski kokku. Kus on kokkulepped? Millised? Ja samal ajal teatas täna Kremlit esindav pressiesindaja Peskov. Löögid Kiievi pihta jätkuvad. Need jätkuvad süstemaatiliselt. Me jätkame sihipäraselt Kiievi režiimi sõjalise ja ümbritseva infrastruktuuri hävitamist. Meie sõjaväelased teavad, mida nad teevad ja kuidas seda teha. Me jätkame sõjalist erioperatsiooni. Edasiliikumine kõigil rinnetel jätkub. Mis puudutab rahuläbirääkimisi, siis see teema on praegu sügavas pausis. Uusi ideid ei ole. Ukraina pool teab väga hästi meie nõudmisi. Rahumeelselt nad ei soovi seda arutada. Seetõttu jätkame meie jaoks positiivse dünaamika tagamist. Ja operatsioon jätkub. Aga mind huvitab, need emad ja naised, kelle Vene Ivannid on pühal Ukraina maal häbiväärselt hukkunud, kas nemad suhtuvad sellesse normaalselt? Kas nende jaoks on see positiivne dünaamika? See on otseselt kontrastis sellega, mida me varem arutasime. Ukraina presidendi kantselei juht Kirill Budanov ütles alles eile, et uue kohtumise poolte esindajate vahel võib toimuda juba septembris. Aga Peskovi sõnade järgi ei kinnita Kreml praegu isegi valmisolekut selliseks kohtumiseks, rääkimata juba tähtaegadest. Siin on kõnekas ka Zelenski enda hinnang. Ta on väitnud, et kõige soodsam periood sõja diplomaatiliseks lõpetamiseks võib kesta alates detsembris toimuvast G20 tippkohtumisest USA's kuni 2027. aasta suve lõpuni. Just seetõttu, et edasi algab USA's juba ettevalmistus presidendi valimisteks, mis tõmbab kogu tähelepanu endale. Toon ka näite, mis on seotud Vatikaniga ja mis näitab, mis tegelikult toimub Venemaa diplomaatias. Sergei Lavrov teatas, et kohtumisel Vatikani diplomaatia juhi Paul Richard Gallagheriga ta teavitas teda inimõiguste rikkumistest Ukrainas, sealhulgas usuvabaduse rikkumistest, ning ütles, et Vene õigeusu kirikut ei lubata Ukrainasse. Kuid loomulikult ei esitanud Lavrov oma sõnadele inimõiguste rikkumise kohta mingeid tõendeid. Veelgi enam, ta palus Gallagheril edastada Kiievile sõnumi, et Ukraina lubaks oma territooriumile tagasi Moskva preestrid, kes peidavad rüüde all GRU või FSB agente. Aga Lavrovi enda sõnul ei edastanud Gallagher Ukrainale mingit sõnumit ja andis mõista, et ta ei lähe selle venelaste jamaga kaasa ning et kuulge, ma ei kavatse midagi edasi anda. Mis juttu sa ajad? Millised õiguste rikkumised? Millised usuliste vähemuste õiguste rikkumised? Kas sa üldse oled Ukrainas näinud, mis toimub? Ukrainas ei suruta ühtegi usku maha, mitte ühtegi. GRU ja FSB agendid rüüdes ei ole religioon. Sajad natuke segamini. Lihtsalt pesemata venelased aeti kaltsudega Ukrainast välja. Vot see juhtuski. On märkimisväärne, et Gallagheri tegelik seisukoht on täielikus vastuolus sellega, mida Lavrov talle omistada üritas. Ja Gallagher ei ole kunagi avalikult Ukrainat kritiseerinud. Ega ole väitnud usklike õiguste süstemaatilisi rikkumisi. Vastupidi, 2025 aasta veebruaris kutsus ta üles sõda lõpetama ja dialoogile. Sama aasta septembris nimetas ta ÜRO Peaassambleel sõda üheks kõige valusamaks kriisiks, mis vajab toetust. Ta rääkis tsiviilelanike kaitsmisest Venemaa rünnakute eest ja juulis 2026 külastas Gallagher ise Kiievit ja Berdochivit ning nägi oma silmaga venelaste kuritegusid. Ja siin on otsene seos CIA direktori visiidiga Moskvasse. Kõik kolm sündmus, see tähendab Lavrovi avaldus sellest, et tuleb Trumpiga poiste moodi rääkida. Peskovi tõdemus läbirääkimiste pausist ja Lavrovi läbikukkunud kaebus Vatikanile kõrasid kõik 28. augustil. See juhtus vaid 2 päeva pärast seda, kui Moskvas veetis peaaegu 10 tundi John Radcliffe. Ja loogika on siin lihtne. Kuni ametlik kanal Steven Witkovi ja Jared Kushneri kaudu Moskvasse viibib ja CIA direktor ise arutas Venemaa SVR juhi Narushkini sõnul küsimusi, mis kuuluvad luureteenistuste pädevusse, mis ei puuduta avalikke läbirääkimispositsioone. Kreml jätkab paralleelse avaliku diplomaatilise liini ajamist tavapäraste kanalite kaudu.
see on Lavrovi intervjuu, need on Peskovi briefingud, need on kohtumised näiteks Vatikani vahendajatega. Ehk siis avalikult jätkavad nad sama rada. See näitab, et kulisside taga pole seni mingit läbimurret toimunud. Ehk siis kulisside taga läbirääkimised jätkuvad, aga läbimurretega muutusi seisukohtades pole, seetõttu nad avalikult jätkavad selle jamaga, mida Lavrov välja ütleb. Ja lisaks need Lavrovi avaldused, et me tahame poiste moodi, näitavad, et seni pole venelastel õnnestunud Donald Trumpi kuidagi mõjutada. Ja Redcliffi visiit ei toonud selgelt mingit läbimurret läbirääkimistel, muidu ei oleks Peskov samal päeval rääkinud sügavast pausist ilma ühegi uue ideeta. Tundub, et luurekanal CIA kaudu ja diplomaatiline kanal Vitkova või Vatikani kaudu töötavad täiesti eraldi. Üks tegeleb hoiatuste ja julgeolekusignaalidega, teine püüab leida tehingutingimusi. Ja seni pole kumbki neist andnud mingit märgatavat tulemust. Üldiselt, nagu te aru saite, igatseb Lavrov avalikult Anchorage'i omade poiste vaimu järele. Süüdistades selle läbikukkumises Euroopat ja Zelenskit. Kuid samas tunnistab ta ise, et Trump pidas kogu Donbassi üleandmist keeruliseks küsimuseks juba enne, kui Ukraina liitlased üldse sekkusid. Muide, see on huvitav Lavrovi tunnistus selle kohta, kui iseseisev tegutseja Ukraina president Volodõmõr Zelenski tegelikult on. Selgub, et see on subjekt, kellele Washington ei saa survet avaldada. Kas te saite aru, mida Lavrov välja lobises? Ta tunnistas, et Washingtonil ei ole Zelenski üle mõjuvõimu. Ta ütleb, et me ju leppisime kokku, siin on Putin. Putin ja Trump leppisid omavahel omade poiste kombel kokku, aga siis tuli Zelenski ja rikkus kõik need kokkulepped ära. Kes siis Putin on? Kas ta on mingi käpukoer, keda võib niisama lihtsalt paika panna? Nagu te aru saate, see on Lavrovi katse. Lavrovi katse kasutada ka Vatikanit kanalina Ukraina survestamiseks kukkus samuti läbi. Redcliffi visiit nende avalduste põhjal otsustades ei muutunud midagi Moskva avalikus läbirääkimispositsioonis. Kreml tahab endiselt lahendada Ukraina küsimust omade poiste kombel, unustades täielikult, et mitte ainult tema ja pesemata metsikud venelased elavad siiani nende põhimõtete järgi. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna meeldimist. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head!